Ma näen ka, et astroloogiat on pigem nagu suunav ja toetav. Seda ei peaks võtma nagu sellise konkreetse ennustusena. Minu meelest nii on sellest palju vähem kasu. Sellest on palju rohkem kasu, kui võtta seda sellise toetusena ja just selleks, et saada aru, mis toimub, miks need asjad toimuvad. Kuidas mina seda tunnen, nad avavad potentsiaali loomulikult. Sünnikaardis ka, et kui Veenus näitab ka, et mida sa ihaldad, et nagu läbi mille sina tahad elus seda harmooniat kogeda, mida ennast küllust, ilu, aga siis see sinu Marss on tegelikult see, kuidas sa lähed selle järele. Ja see ongi ka see koht, miks ma tunnen, et võib-olla, et kui kuidagi häälestuda rohkem sellele Veenuse tsüklile ja märgata ja kuidagi teadvustada seda rohkem, see on nagu ka, mida see tsükkel meis siis nagu käivitab või suunab, aga on just nagu see selline väga suur, isegi nagu hoomamatu hingeline avardumine tegelikult ja väga ilus. Midagi, mida nagu hing tahab, aga muidugi need maised piirangud alati, me võib-olla me ei suuda seda hoomata oma selle väga lihtsa inimmõistusega, aga sinna on mingi tõmme. Meid siis kokku toonud Veenus, planeet, räägime Veenuse arhetüübist, aga enne kui läheme siis selle juurde ja igast oleme huvitav aja valinud siin selle saate jaoks, aga enne kui kõigest sellest räägime, siis ole hea tutvusta natuke ennast, et ma tean, et sa oled Postimehe astroloog, et meil suurematel päevalehtedel on siis oma astroloogid, et Mang oli tükk aega oli Maalehes, ma tean, et hästi loetud ja kui mõned tuntud astroloogid kirjutavad kuhugi suurde päevalehte, siis seal on päris palju klikke ja vaatamisi ja lugemisi. Et see on jah selline teekond olnud, et see astroloogia oli tegelikult minuga kaasas juba alates lapsepõlvest, et see huvi on kogu aeg olnud, selline iseõppimine, jälgimine ja mingi hetk hakkasidki inimesed küsima mul konsultatsioone ja nii see läks käima, et ma olen 10 aastat olen teinud konsultatsioone praeguseks. Ja ühel hetkel siis tuli ka see võimalus kutsega, et minna Postimehesse, neil tuli mõte, et võiks olla ka ikka oma astroloog ja siis sinna ma niimoodi jõudsin ja tegelikult see on päris tore, et ma saan seal neid nädalasi ülevaateid teha Zodiaagi sosinate podcastis ja et kuidagi hakkas nagu voolama ja tundub, et huvilisi on. Jaa, et see mingi 6 aega tagasi võtsid ühendust muga ja saatsid mulle oma selle Veenuse artikli, mis sul oli seal kirjutatud. Yeah. See oli päris äge. Jaa, et see Veenuse teema on tõesti, see on üks selline, sellised väga minu jaoks isiklikult hästi huvitavaid teemasid, et kui see hakkas rohkem avanema, et mis see Veenus ikkagi on, Veenuse tsükkel, et on palju rohkem kui see tavaline asi, mida me kuuleme võib-olla tavaliselt, et see Veenus, ilu ja kõik see toredus, aga seal on palju rohkem sügavust tegelikult. Ja muidugi see ka, et üldse astroloogias minu meelest on oluline mõista, et on tsüklid, et kõik toimub läbi tsüklita. Ja võib-olla alguses, kui me tutvume millegagi, kas või Veenusega, et me ei tule selle peale, või kes vaatavad oma sünnikaarti, seal on mingi Veenus, mingis märgis, aga see, et seal ümber on see tsükkel ja see areng ja et kui see hakkab välja tulema, siis hakkab palju huvitavamaks minema. Ja täna tuleb siis sellest Veenuse tsüklist juttu aga võib-olla läheneme nii hästi lihtsalt, et ma ka tükk aega ma ei teadnud seda, võib-olla terve oma elu ma ei teadnud seda, et Eestis, kui me ütleme sõna koidutäht, mis on siis nagu hommikutäht või siis ütleme sõna ehatäht, mis on siis nagu õhtutäht, morning star, evening star inglise keeles, et siis see tegelikult ongi see Veenuse planeet seal. Ta paistab küll sellise hästi-hästi ereda tähena, et ta siis ka peale kuu ja päikese on 3. kõige eredam taevakeha, mis seal ülevat leida võib. Jaa, just nimelt, et kuna ta on 3. ereduselt, et tegelikult tal on väga suur tähtsus meie jaoks. Ja siin ongi oluline see, et kas ta on siis koidutäht või ehatäht ja mida need faasid tähendavad. Ja et kuidas sinul on, et kas sa näiteks enda kohta tead, et kummas oled sa siis koidutähe all sündinud või ehatähe all sündinud? Ütleme puusalt, ma võin öelda, siis ta on ikkagi, ma pean lihtsalt visualiseerima, siis ta on ikka hommikutähe faasis, ma arvan. Kuigi ta on mul horisondi all, nii et ta ei ole üldse tähena, ei paistagi. Ta on vist sul ehatäht. No on ehatäht, võib-olla. Vaata järgi. Ma panen siia inimestele, mul on see, kõigepealt on see klüüf ka siin ees, seda, mis tookord sul, või nagu me ühe korra proovisime saadet teha, mis õnnestus, siis on see klüüf inimestele, et siis kõikidel planeetidel on oma need klüüfid ja Veenuse klüüf siis on tuttav nagu ütleme, see on üks selline sümbol, mis on vist inimestel tuttav ka.
just siis nagu võib-olla siis, mis sümboliseerib naisi või siis kuskil WC-des oleme näinud seda, et Marsil on siis see nagu meeste sümbol, mis on nagu nool ülesse, Veenus on siis see naiste sümbol, mis on siis nool alla. Oota, kui ma vaatan, minu horoskoop on siin ees, aga ta on ikkagi, ta on üleval ja siis on õhtu ka, päike loojub ja ongi õhtutähes ja. Jah, et see õhtu koidutähe ja ehatähe, mis see siis vahe on? Oota, aga ärme sinna lähe veel. Okay. Lähme sinna natukese aja pärast. Et võib-olla räägime, tutvustame üldse seda Veenust inimestele. Et kes ta on, mis ütleme, et kui räägime üldse 10 planeedist, et siis need planeedid kannavad endast nad on sellist nagu tähendusi on ju. Ja neid tähendusi on ka, ütleme, et kui võtame siis näiteks vaatluse alla näiteks ühe konkreetse planeedi, mis me täna teeme, mis on Veenus, et siis ta on nagu siuke anum tähendustest. Ja sõna Veenus, ta meil tuleb roomlastelt, et enne kui siis roomlased olid paganad, enne kui sinna ristiust tuli, siis Veenusele, selle Veenuse altarid olid seal ja viidi sinna nii-öelda jumalatele siis seda toitu. Kreeklastel siis see Veenuse vaste oli Afrodite, ilu, armastuse, viljakuse jumalanna ja siis siin eelmine podcast oli siis sumeritest, kellel siis seal oli Inanna oli see Veenuse jumalanna või siis see taeva kuninganna. Hiljem siis nendel akaadidel oli siis ta Ishtar. Et ma olengi siia võtnud võib-olla, et natukene nagu inimestele tutvustada seda, et kes see Veenus siis üldse on või mida ta ennast kannab. Et siin kõige vanim säilinud tekst, mis meil on planeetide kirjeldustest, on 2. sajandist, siis meie aja arvamise järgi. Ja see on Aleksandria linnast, et see oli siis selline Kreeka-Rooma teadlane Vettius Valens, ja ta oli sama ajal siis ka selle Claudius Ptolemaiose kaasaegne, kelle järgi me siis tunneme valdavalt siis tema see esimene hüpotees või teooria, et maa, universumi keskpunkt on maa, mitte päike, mis siis hiljem Johannes Kepleri ja Kopernikuse poolt lükati ümber, aga siis kõik need planetaarsed aspektid, nagu see ühendus on ju, kus planeedid on taevas koos, siis opositsioon, kui nad on vastamisi, kvadraat, 90 kraadi, trigoon, kolmnurk, need kõik, need tuntakse kui Ptolemaiose aspektide järgi. Ja Aleksandria linn siis, inimesed võib-olla teavad teda siis selle kuulsa selle tuletorni järgi, mis oli siis üks maailma imedest ja siis ka Aleksandria raamatukogu, mis maha põles, kus siis oli kogu selline antiigi teadmised olid koos. Ja oli Vettius Valens siis selline 2. sajandist astroloog, kelle selline õpik pealkirjaga antoloogia, deontology on see inglise keeles. Et loeme siit natuke, ma loen esialgu ette selle ja siis põrgatame, vaatame, kuidas see meid tundma paneb see, kuidas siis 2. sajandil Vettius Valens kirjeldas Veenuse planeeti. Veenus on iha ja armastuse kehastus ning sümboliseerib ema ja hoidjat. Ta loob preesterkondi, avalikke heategijaid, kuldehete kandmist, kroonide kandmist, rõõmu, sõprust, kaaslust, lisavara omandamist, ehete ostmist, heade leppimiste saavutamist, abielusid, peenemaid kunstivorme, meeldivaid helisid, muusika loomist, magusat laulmist, vormiilu, maalimist, värvide segamist ja tikandite valmistamist, purpurvärvimist ja parfüümide valmistamist, nii nende sulgudes elukutsete, sulud lõpevad leiutajad kui ka meistrid, samuti kunstilise või kaubanduslikke töid, mis hõlmavad smaragde ja vääriskive, elevandiluu töötlemist ning neid, kes punuvad kuldniite, kaunistavad kullaga, on juuksurite ametis, naudivad puhtust ja mängu. Ta toob need asjad esile vastavalt sodiaagimärkide piires või kraadides. Ta kannab turu järel vaataja ameti või annab. Ja siis see nagu turg nagu traditsionaalses mõttes nagu, ma ei tea, Balti jaama turg või midagi sellist. Mõõtühikud, kaalud, kaubanduse, poed, andmise, saamise, naeru, rõõmu, korra ja veeloomad ja ta pakub abi kuninglikelt naistelt või sugulastelt ning tagab silmapaistva maine. Kui sulgudes Veenus sul lõpevad sellistes asjades koostööd teeb, okei. Siin läks natuke see, see on mul tõlgitud ka siis selle masintõlkega, et aga see mõte jookseb läbi, et siin saab seda lihvida veel. Keha osadest valitseb ta kaela, nägu, huuli, nina ja keha esiosa jalast peani, suguelundeid. Keha sisemistest osadest valitseb ta kopse,
Veenus sümboliseerib ka teiste toitmist, kes on võimeline vastu võtma ning naudingut. Ainetest valitseb ta vääriskive ja mitmevärvilisi kaunistusi, saagist valitseb ta oliive. Ta kuulub öisele sektile, värvuselt on ta valge ja maitselt väga õline. Sellised nagu näha siis, et kui siit oleks lugenud Vettius Valensi näiteks Saturni kirjeldused, siis Saturn on nagu selline tegelane, kellega nagu väga ei taha pistmist teha. Veenus siis jällegi nagu siit loeme siis juba, et selline valdavalt sellised nagu ilusad ja head eluvaldkonnad ja teemad. Ja, et nagu siit tuli minu meelest hästi läbi kõik, mis on seotud meeltega, lõhnad, maitsed, kõik, mis on naudinguline, väärtused, väärtuslikud asjad on ju, turul ka kaubitsetakse mingite väärtustega. Ja kuidagi selline harmoonia. Harmoonia on hea sõna, mis kirjeldab teda. Et see on need nagu, mis jäävad kõlama sellest tekstist ka, mis sa ette lugesid just. Ja, et küllus. Maitse on õline. See on selline, ma arvan, et see nagu Vahemeres siis oli see oliiviõli ja selline Vahemere nagu dieet tuleb mul kohe silma ette, ja siis saagist valitseb ta oliive, mis siis mingis mõttes ongi siis see, mis siis teeb nagu Vahemerest. Vahemere on see oliivid ja oliiviõli ja kõik see, aga just vääriskivid, kuld, kõik sellised ilusad asjad ja kui sa näiteks ka nüüd Veenust enam õhtutähena praktiliselt ei näegi aga nüüd siin just nägi teda, et siin jaanuaris ma olin Tenerifel, siis mul on siin pilt ka inimestele kuskil, et Veenusel siis ta oli seal 8. või seal 10-12 jaanuar oli ta kõige kõrgemal maa pealt vaadatuna ja kui sa siis seda Veenust seal õhtutähena või hommikutähena näed, et siis ta ongi selline nagu tükk nagu brillanti seal taevas, et meenutab mingis mõttes sellist nagu mingid vääriskivi või midagi, mis väga säteldab, on selline väga lummav, ilus. Et seda sära ei saa mitte märgata. Ja siis ja mida ta siis sümboliseerib ka kõiki selliseid nagu suhteid on ju, sõprus, abielud, kõik sellised. See on muidugi huvitav on see, et siin ta ütleb, et vaata kohe esimese lause ütleb, et Veenus on iha ja armastus ja kehastus ning sümboliseerib ema ja hoidjat. Et ema, traditsionaalses astroloogias on rohkem seotud nagu kuuga. Aga siin Valens teda ka nagu seostab selle emaga, mis on huvitav. Ja siin nagu jooksevad erinevad asjad natuke läbi, mis võib-olla tänapäeval me otseselt ei seostakski Veenusega, aga... Ja näiteks purpur värvi, ma tean, et see purpur, ehk siis lilla värv peeti siis nagu kõige ilusamaks ja kõige nagu kättesaamatumaks värviks seal ja kuninglik. Ja teda siis veel seal Vahemerest mingist nagu molluskist saadi seda lillat värvi. Ja siis lõpuks, kuna seda molluskid nagu siis nii palju nagu püüti, et siis ta suri välja üldse. Ja siin muidugi siis, mis meil veel on see elevandiluu töötlemine ka, mis nagu tänapäeval ei ole nagu enam niivõrd nagu ütleme siis, et aktuaalne või isegi soositud, aga ütleme siis teisel sajandil aktuaalne. Et see on ka huvitav, kuidas on näha, et siis näiteks kui vaatame näiteks Veenuse, kuidas erinevad astroloogid siis ütleme võib-olla viimase, need tekstid, mis meil on siis viimasest 2000 aastasest, mismoodi siis näiteks erinevatel ajastutel erinevad astroloogid Veenust kirjeldavad, siis see Veenus on ka nagu natuke see nagu oma ajastu nagu ka. Et see tuum on nendel planeetide arhetüüpidel, see tuum on alati sama, et isegi kui me siin loeme 2000 aastat vana teksti, et siis me tunneme selle tuuma ära, aga seal ümber on natukene nagu ta on selline ka muljutav või ta on ka nagu selle ajastu nagu. Ja kindlasti, et iga ajastu annab kuidagi läbi oma nüansside kirjeldab seda. Aga ikkagi seal sees see tuum on see, et seal on midagi sellist väärtuslikku, midagi ihaldusväärset ja midagi, mis loob sellist harmoonilist, naudingulist seisundit. Ja harmoonia on hea sõna ja ma arvan, et see on ka hea soovitus, et näiteks inimesed, kes huvituvad astroloogiast, et siis täna meil on, miks ka siis näiteks USAs või just meie põlvkonnal, siis näiteks Y-põlvkond või siis Z-põlvkond, et miks USAs on toimunud selline astroloogia renessanss on see, et noortel nutitelefonid ja neil on seal siis need astroloogia äpid või neil on siis need astronoomia äpid ja siis tänu sellele tehnoloogiale ja sellele äpindusele on siis USA-s näiteks astroloogia turg on nagu hästi kiiresti comeback, tõusu tegemas, seal on erinevaid tehnoloogiaid, seal on sisuloojaid,
et selline ja mis mu see mõte nagu oligi see, et nendes, kui tahad nagu Veenusest aru saada või siis ükskõik mis teisest silmaga nähtavast planeedist, mida siis on 7 on ju, mida ka siis siin Vettius Valensi raamatus antoloogias on nende 7 kohta kõik kirjeldused olemas, et siis mine õue ja otsi üles nad. Et kui on see õhtutähe faas või siis see hommikutähe faas, et ma ise olengi Veenust nagu taevas niiviisi teadlikult vaadanud nüüd viimased 2 õhtutähe faasi. Ma nüüd hommikutäheni olen teda näinud, nagu ootan mingis mõttes seda hetke taha, et millal ta nüüd hommikutäheni on, et siis ärgata nagu hommikul üles minna vaata teda hommikul. Kusjuures ta peaks nüüd olema, ta praegu hetkel ta on täiesti kadunud, ta on seal allilmas kadunud, aga ta peaks ilmuma alates 26. märtsist uuesti, nii et mis see on siis, homme või? Vist jah. Aga see oleneb ka sellest, ilmume see õhtutähena või? Hommikutähena. Nüüd ongi see koht, kus ta muutub hommikutäheks. Ta läks õhtutähena, looja kadus ära, ilmub hommikutähena ja vaata vanasti seal sumerid ju ka hästi jälgisid seda ja nemad nagu jälgisid, preestrid jälgisid seda momenti ka, et kuidas see paistab, kui ta nagu tõuseb uuesti hommikutähena. Et kas ta on särav, kas ta on tuhm, kas ta on üldse, kuidas ta näha on. Et see nagu ennustas siis neile kogu seda tsüklit, mis nüüd hakkab siis toimuma, et kas tuleb hea aeg või halb aeg, kas tuleb nälg või tuleb küllus, et mida säravamana tõusis, seda parem oli. Ja see on huvitav asi ja sellega mul tuleb kohe meelde see, vaata meil on see Halley komeet on ju, mis siis iga 72 kuni 80 aasta tagant tuleb see Halley komeet tagasi, ma ei tea, millal ta järgmisena tuleb, 2061 tuleb järgmisena, ehk siis mis see kiire matemaatika teeb, siis 36 aastat, ehk siis meie kõik näeme on ju seda Halley komeeti tulemas ja kuna ta siis liigub ikkagi suhteliselt nagu sellise intervalli tagant, 72-8 aastat, siis Hiinas on need kõige vanemad säilinud üldse siis nagu astroloogilised tekstid ja nagu andmed ja siis neil on seal, nad on seda Halley komeeti siis jälginud samamoodi seal nagu mingi 1000 aastaid ja siis on alati vaadanud, kui see Halley komeet tuleb, et siis kui punane ta on, kui suur tal see saba on. Ja siis kuskil papüüruste peal on siis need sabapikkused ja siis see tema see värv ja kõik need nagu kirja pandud ja siis selle järgi ka nagu siis need preestid seal Sumeris, selle Veenuse, kui ta esimest korda paistab, et siis selle järgi ka nagu siis vaadati siis teatavaid selliseid sünkroonsusi, et mida siis see võib tähendada, kui sealt ülevalt siis see komeet või see Veenus kuidagi niiviisi paistab. Otsiti endeid. Endeid, jah. Aga siin ma olen siis võtnud veel näiteks vanimad üldse säilinud nagu maalid, mis on siis nagu seinamaalid. Vanimad nagu Euroopas pärit kunstiteosed on ka siis nagu Veenusest. Ja siin siis ma olen ühe pildi võtnud ka, et siis vaatajad näevad seda ka, et see on siis fresko sealt Pompei linnast ja 1. sajandist ja siis kaevati välja seal umbes 60-ndatel, kus on siis siin on see, ta on isegi seda võib vist Afroditeks nimetada, siis Afrodite see müüt on see, kus ta seal kuskil sellest merevahust sealt tõuseb on ju. Siin siis on ka renessansi aegsed maalid, mis ka suuresti siis olid väga seotud siis sellise Kreeka mütoloogiaga ja aga siis üks teema, mis ma tahtsin veel sisse tuua, on see, et meil on see lääne traditsioon, kus me tunneme siis näiteks et kui sa ütled juba sõna Veenus on ju, või sa ütled sõna Afrodite, et siis inimestel kohe nagu, need on sellised sümbolid, mis on meil kuskil hästi sügaval, et kus me nendest esimest korda kuuleme, seda me isegi ei tea, aga need on mingis mõttes nagu sellised nagu meie mingid ülesed sümbolid. Et kui sa ütled näiteks, ma ei tea, Marss või Aares, et selliseid, eriti just neid ilujumalannasid, neid nagu inimesed teavad väga hästi kuskilt tead, ei tea kust, aga kuskilt tead seda sõna. Et ma tahtsin tuua lihtsalt näiteid veel, kus siis muudes kultuurides on meile lähemas kultuuris, siis, kus on selline ilu, armastuse, viljakuse jumalanna on siis vikingite juurest. See on küll 19. sajandil tehtud maal, aga siis Freia, mis ka siis väga hästi kannab seda. Freia nimeline asteroid on ka olemas. On jah, huvitav. Ja muidugi siit, siis ma tõin veel Indiast, nagu Lakshmi on üks väga hea näide, mis on sarnane siis sellele Veenuse arhetüübile ja võib-olla nagu, mis on ka oluline öelda nende
lihtsalt kui tuua erinevate siis kultuuride neid jumalannasi nagu neid näiteid, siis mis ma nagu ise olen nagu tajunud ja ka siis teisi näiteks neid arhetüüpseid astrolooge kuulamas, kuidas nad on rääkinud, et meil on see Veenuse arhetüüp on ju see ilus või see Veenus ise planeedina seal see Koidu ehatähena ja siis erinevad kultuurid on siis temast hakanud rääkima erinevaid lugusid ja pannud talle siis nagu erinevaid nimesid, erinevaid riideid selga nii-öelda, aga see tuum seal all on sama. Et kui me võib-olla unustaks, öelnud ka, et kui me unustaks võib-olla kõik nagu ära, mis me teame näiteks astroloogiast või müütidest ja hakkaks seda uuesti leiutama, siis me jõuaks ikkagi nagu, võib-olla paneks neile teistsugused nimed, aga selle tuumani me jõuame ikka, mis on sama. Ja siin tekib kõine küsimus, et kus see tuum siis tuleb? Et kus see on alguse saanud või mis on selle loonud? Ja siinkohal tulebki, hakkab seda hakkab väljendama see, kui uurida lähemalt Veenuse liikumist. Ja, et see on nagu üks teema, mis ma olen mõelnud ka, et üks on, et need planeedid, võtame näitena siis Veenus symboliseerib mingeid tähendusi, mis on ilu, armastus, viljakus, kõiksugused head maitsevad, head hellid, kõik see, aga mis on nagu huvitav veel kogu selle asja juures, et ta nagu kannab kõiki neid asju, aga siis, kui me hakkame veel siis nagu vaatama, siis milliseid suhteid näiteks Veenus loob sünnikaardis või transiitides, et siis ta ka ei saa öelda, et ta põhjustab siin mingeid selliseid asju, aga siin on selline teatav sünkroonsus, et mingil sügaval moel me oleme siis nagu üks nendega ja siis see planeet või siis see planeetide või see astroloogiline tants seal üleval, et ta on mingis mõttes nagu peegelpildis sellega, mis all toimub, aga seda seost ei saa niiviisi nagu põhjus-tagajärjena nagu välja joonistada, näed, et umbes, et Veenus on seal, et siis nüüd oleneb muidugi astroloogias, et kui võtta näiteks mingi nagu veedalik astroloogia, et siis on ka sellised fatalistlik astroloogias, ütlevad, et sul on nüüd mingi Veenuse seis, et nüüd sul tuleb keegi nagu ma ei tea, siis mingi hea sõber või mingi armastatu või midagi sellist. Et kuidas sa üldse nagu, võib-olla see on üks hea punkt, kus korra peatuda ka, et selline, üks on selline nagu fatalistlik astroloogia on ju. Ja siis pigem selline võib-olla siis, mis näiteks kus mina lähenen näiteks arhetüüpne astroloogia, mis rohkem vaatame sünkroonsusi, et otseselt ma ka nagu astroloogina kunagi ei ütle inimesele väga konkreetselt on ju, et kui inimesed tahavad kuulda tihti konkreetselt. Ja et tegelikult ma näen ka, et astroloogiat on pigem nagu suunav ja toetav, aga tegelikult seda ei peaks võtma nagu sellise konkreetse ennustusena. Et minu meelest nii on sellest palju vähem kasu. Sellest on palju rohkem kasu, kui võtta seda sellise toetusena ja just selleks, et saada aru, mis toimub, miks need asjad toimuvad. Ja minu meelest, kuidas mina seda tunnen, nad avavad potentsiaali loomulikult. Ja see, kuidas see potentsiaal nüüd kellegi jaoks avaneb, kuidas ta selle vastu võtub, see ikkagi natukene sõltub temast kui inimesest, kui isiksusest ka ja kus ta üldse oma elus on, mis tasandil ta on, kus ta elab. Mõned inimesed on väga erinevad, nad on väga erinevates kohtades enda elus, oma isiklikus arengus ja vastavalt sellele see planeet võib ka neile siis nagu neid sündmusi seal väljendada. Et sellepärast nagu see, et ei saa niimoodi fatalistlikult totaalselt läheneda. See ei ole lihtsalt kõige tervislikum. Ja, ma olen kuulnud nagu arhetüüpsed astroloogid kedagi ma olen kuulnud niiviisi ütlemas ja ma nagu ise tunnen seda ka, et kui sa vaatad näiteks astroloogiat ja näiteks ootad sealt mingi konkreetseid vastuseid oma tuleviku kohta, siis nagu teid küsimus, et mis mõte on teada oma tuleviku, kui see niikuinii juhtub. Et see nagu et ma ei saa ju niikuinii midagi teha, kui see juhtub, on ju. Et mulle meeldib ka see, mis sa just ütlesid, nagu see potentsiaalid on ju ja see arhetüüpne astroloogia, ta läheneb ka sellest jungiaanlikust suunas, et ta vaatab neid potentsiaale, samas ta vaatab neid varju külgi ka. Et mis on siis need ohud, mis võivad sellega tulla, Need ongi nagu need negatiivsed potentsiaalid. Negatiivsed potentsiaalid, jah. Ja see on huvitav, et mis ma nagu ise on jälginud, et nad kipuvad nagu koos olema ka. Korraga, jah. Ja mis on nagu huvitav on see, et vari see kontseptsioon, et vari ongi mingis mõttes, kui me läheme sinna jungiaanliku natuke suuna peale, et siis vari ongi selline asi, meie isiksuse vari ongi see mingid asjad, mida me ei näe.
ja see on huvitav, kui nad samal ajal nagu on näiteks see negatiivne potentsiaal ja see potentsiaal või siis see potentsiaal ja see vari, et siis selles hetkes on seda varju jube keeruline näha, sellepärast et sest noh, inimene ei taha seda näha, ta eitab seda, ta ego kaitseb ennast, ta tõrjub selle eemale. Aga ma olen ise ma nagu avastan, et astroloogia aitab mul nagu seda sellest varjust nagu rohkem teadlik olla, integreerida seda. Ja tegelikult ongi see, jõuabki selleni välja, et tegelikult astroloogia aitab arendada enda teadvust ja teadlikkust ja see on nagu imeline tööriist selles. Ja siis ongi, et sa hakkad ka oma varju paremini mõistma. Et noh, tegelikult meil ongi lihtsalt vaja sellist sügavamat mõistmist iseendast ja elust. Et meil ei ole vaja, et keegi meile täpselt ütleb, et ole valmis, et sellel päeval juhtub sinuga see ja ära nüüd välja mine nüüd välja. Meil tegelikult ei ole vaja sellist asja. Ja see et öeldakse ka, et kui nagu astroloogia inimese ellu tuleb, et siis see on ka nagu, ta tuleb ise mingil ajal ja noh, ja see, kui ta tuleb, siis ta on ka selline nagu kutse ja ma mäletan, mul hakkas ka see, ütleme, nagu suhe astroloogia hakkas niiviisi nagu ka just nagu otse nagu sinna ülesse vaadates. Ja ma mäletan, et olid ka sellised nagu sünkroonsed hetked, kus mul elus siis nagu oli võib-olla siis mingi oluline tutvumine kellegagi või siis mingi kriisimoment ja siis ma nendel hetkedel ka siis sattusin just nagu aknast õue vaatama ja siis nägin seal taevas mingite planeetide nagu ühendusi. Ja siis sealt hakkasin nagu siis vaatama, et nagu kuskilt teadsin, et need kõige osad eredamad tähed, et need seal ju tegelikult ei ole tähed, et need on tegelikult planeedid. Ja siis mul ongi siin üks foto, mis mul ongi, kui ma siis kõige esimesena nägingi taevas, siis see on 2023 aasta alguses tehtud, kui ma juba Peipsiääres elasin, hakkasin elama. Ja siis ongi Veenuse ehatähe faasis ja siis seal on siis kasvav kuu, Jupiter ja Veenus koos. Ja noh, siis ongi kuu nagu siis eredused number 2 taevakeha, siis Veenus ereduselt 3 ja Jupiter ka siis, ma ei tea, mitmest eredused on, aga ta on väga ered, on nagu seal väga eristatav, et Jupiterist, nendest 3 või 2 Veenusest Jupiterist on nagu võimatu mööda vaadata, kui sa juba natukenegi tunned, oled teda mõned korrad vaadanud neid, siis tunned neid väga hästi. Ja siin sellest... Ja kui sa mõned korrad vaadanud, siis hakkab nagu tõmbama, et kui sa lähed õues, et nagu tahad neid näha. Ja, eriti hea, kui nagu juba tead, kus Mars on ja Saturn on ja et siis nagu lähed õues juba nagu otsid neid või mõtled, kust... Ja kui nad liigud nii aeglaselt ka, siis üldjuhul, kui on nagu stabiilselt selge taevas, et siis kui sa näiteks oled harjunud näiteks õhtul läheb pimedaks 10 ajal, et kui sa lähed 10 ajal õue, et siis sa tegelikult juba tead, nagu sa juba tunned seda suunda, kus nad on. Ja siis sellest, siin on veel Veenus, siis on selles ühenduses siis selle kasvava kuuga, et selle etteruttavalt võib öelda selle teema juurde võiks seda puudutamise teemat veel ka siis, kui me selle Inanna allilma laskumise müüdi juurde lähme, millest eelmine podcast oli Peeter Espakuga, aga siis nüüd räägime natuke seda tsüklilisust lahti, kuidas siis see oli ka jah, kui ma hakkasin siis eelmise aasta alguses nagu süvitsi planeetidega tegelema ja siis sain teada sellest Inanna sumerite, siis sellest Inanna allilma laskumise müüdist ja siis nagu aimasin või sain aru, et see on seotud siis Veenuse sünoodilise tsükliga, mis on siis sünoodiline tsükkel, seda võib siis öelda, et see on siis Veenuse selline, kui meie siin, et kui kuu on siis nagu noorkuu ja täiskuu teeb selle ühe tiiru ära, et siis see on nagu kuu sünoodiline tsükkel. Ja ma isegi vahel sellepärast ütlen, et Veenuse loomine ja täis Veenus. Praegu olemegi Veenuse loomises. Veenuse loomis, jah. Ja tead, et räägis natukene seda, et miks see praegune hetk siis eriline on, et seal tuleb see sõna kasimi, ladinakeelne sõna, mis siis tähendab päikese südames olemine, et ma panen siia kiirelt selle kasimi tõlkega inimestele. Aga räägi sellest, miks see praegu... Et see on siis see aeg, kui Veenus on täpselt otse meie jaoks päikese ees, otse siis päikese südames, päikese keskel ja niimoodi, et päikese ja maa vahel. See juhtub alati Veenuse retrograadsuse ajal ja siis see on see moment, milles siis algab uus Veenuse tsükkel. Aga jah, et kuna, nagu me enne ütlesime ka, et siis Veenus on hetkel kadunud ja võt see moment oli hästi oluline ka siis just nende Sumeri mütoloogias ja selle ajaloos, et selle järgi neil siis kujunes see ka see nende müüt Inannast ja tema allilma laskumisest,
ja see tsükkel, mis siis nüüd algab, see kestab 19 kuud. Nii et jah, 2026. aasta, mis ta on siis oktoobrini. Võib-olla on hea teada, et see on pikem tsükkel. Ja sellel tsüklil on nagu veel siis sellised oma sisemised jaotused ja momendid, mis on hästi olulised. Et kuna praegu siis selles müüdis, kus on ka see koht siis justkui, kus Veenus hakkabki siis nüüd sinna allilma langema ja selleks, ma need detaile nüüd päris täpselt siin ei hakka vist välja tooma, aga põhimõtteliselt ta peab iga kord andma ära ühe oma vääriseseme, mis tal on kaasas. Oota, lähme selle juurde, aga räägime natuke veel nagu rohkem lahti teda, et ütleme, et nüüd oleme selles nagu Kasimi punktis on ju, et ma näitan korra ka, et inimestel nagu jälgitavam oleks see, et siin on lihtsalt see siis nagu heliotsentriline vaade planeetidele, kus siis päike on keskel ja siis siin on geotsentriline vaade, mis siis, kuidas astroloogia toimub. Ja siin keskel on siis maa ja siis see roheline ümmargune täpiga on päike ja Veenus siin ja Merkuur ka samal ajal on siin vahel. Et kui siin lihtsalt niiviisi natukene ajast tagasi kerida, siis on näha, et kui me nüüd läheneme siin praegusele ajale, siis kui see Veenus muutub punaseks, eks läheb retrokraadi, siis tegelikult see, ütleme, et see on ka üks asi, millest ma nagu alguses nagu proovisin, mis asi retrokraad üldse on, et tegelikult need planeedid seal taevas nagu ei võta tagurpidi käiku sisse, vaid et see on selline optiline illusioon, mis tekib maa peal, et nad lihtsalt mööduvad maast ja tänu sellele, või siis maa möödub neist on ju, et emba kumba. See retrokraadsus on jah alati sellel ajal, kui see planeet oma orbiidil on maale kõige lähemal ja siis hakkab tunduma visuaalselt, just kui ta seal aeglustaks ja isegi liiguks lausa tagurpidi, kuigi tegelikult ei liigu. See on lihtsalt selle asukoha pärast, kus ta parajasti on. Ja siin, kui nüüd kerimegi siia praegusse momenti on ju, et siis alguses me tahtsimegi saate salvestada täpselt siin sellel momendil, selle pühapäeval siin kolm päeva tagasi. See oli ka väga huvitav, et me tahtsime, aga meil ei lastud. Et Veenus oli kadunud, oli täitsa all ilmas nähtamatu. Merkuur ka ju parajasti retrokraadis ja oli just siis ka enne seda, kui algas ka, ta oligi nagu Merkuuri tsükli päris lõpus, sest et eile algas Merkuuri uus tsükkel ka selle Prometheuse faasiga. Ja siis põhimõtteliselt meil ei lastud seda teha. No tehnoloogiline viperdus. Tehnoloogia jumalad ei lubanud. Ma alati ei taha seda Merkuuri ka süüdistada, aga võib-olla on seal mingi sünkroonsus. Jah, mina vaatan nii ka, et seal midagi oli, et me olime nagu selles Merkuuri vana tsükli lõpus, et ju siis me ei pidanud sellest rääkima, sellest lõpuhetkest, me peame rääkima sellest alguse hetkest. Alati on füüsilises ruumis aga podcast'e parem teha kui üle arvuti. Ja siinkohal on hea siis teha reklaamipaus. Sellel kanalil on ka siis üks sponsor, kelleks olen ma ise, kellele ma siis reklaami siin teen. Olen siin eelmise aasta lõpust professionaalselt siis viin läbi astroloogilisi konsultatsioone. Sellises traditsioonilises konsultatsioonis vaatame inimese sünnikaarti 1,5 tunni jooksul. See maksab 75 eurot. Teen siis inimesele sellise täieliku sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi. Ja mis see siis sünnikaart inimesele teeb? Öeldakse inimesed planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seas peetakse kõige olulisemaks sünnikaarti, isiklikke transiite, ehk siis sünnikaardil sellel, kus planeedid olid isiku sünnihetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Soovitan tulla siis konsultatsioonile. Mitmed inimesed on käinud, väga head tagasisidet saanud. Ma olen enda sünnikaarti väga palju uurinud. Ma ise olin väga suur astroloogia skeptik, kuid kui sa hakkad seda tõsiselt võtma, võtsid ka sellised kuulsad nimed nagu Carl Gustav Jung, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Copernicus, Richard Turner, Stanislav Grof, et siin ajaloos on palju selliseid säravaid, kõrgharitud doktorikraadiga teaduse ajalugu kujundanud inimesi, kes siis võtsid astroloogilist vaatepunkti tõsiselt, kasutasid seda oma töös. Miks mitte anda sellele võimalus ja vaadata, milline on sinu enda suhe sellega, mis seal üleval toimub. Et loodusrahvad on alati sedapidi elule lähenenud ja sellisel keerulisel äraval ajal on minu arust väga tervendav luua suhet siis sellega, mis seal üleval on. Aga minnes tagasi. Aga jah, et sa mainisid siis seda Veenuse seda tsüklilisust, et võib-olla siis räägiks nagu lahti, et Veenuse orbiit ümber päikese, et sellest inimest saad aru, et 365 päeva võtab siis maal aega, et teha ümber päikese tiir, nagu 1 aasta.
see on nagu meie see identiteedi nagu nurgakivi, et kui vana ma olen, mitu tiiru siis on maa teinud ümber päikese ja Veenuse orbiit on mingi 254 päeva või? Nagu see tavaline orbiit. Mis see arv oligi? 225. Ja aga see Veenuse sünoodiline tsükkel on pikem. Siis on tänu selle, et siis, et võib-olla siis nagu lihtsamini natuke lahti rääkida seda, et praegu siis Veenus oli 9 kuud, ma tean, et on siis selles õhtutähe faasis ja siis 9 kuud on ta seal hommikutähe faasis. Ja kogu selle sünoodilise tsükli, kui pikk see kogu see sünoodiline tsükkel on? Ta on kuskil 19 kuud tegelikult. Ligi kaudu. 584 päeva, jah, 19 kuud. Eks ta on 9 kuud on ta siis hommikutähe faasis, paistab siis seal õhtutaevas või siis hommikutaevas ja siis on 9 kuud on hommikutähe taevas, paistab seal hommikul ja siis see vahepealne aeg on siis ta seal päikese ees või siis päikese taga. Just, ja see aeg, kui ta läheb päikese taha, ta on ka veel isegi pikemat aega pildi pealt kadunud, kuna siis ta on vaata kaugemal ja liigub seal aeglasemalt. Vist mingi 50 päeva on ta seal päikese taga ja siin praegu siin päikese ees on ta mingi 3 päeva, 5 päeva. Et siin on mul foto ka siis selles Veenuse nagu tsüklist, et praegu me oleme siis selles kohas, et siin on planeet Maa, no et siis Veenus ongi siin punktis A meie ja päikse vahel ja praegu ta tuli siit õhtutähe faasist, oli teda hästi näha taevas. Nüüd ta on siin täpselt meie vahel, nüüd hakkabki siis Veenuse uus tsükkel, mis siis vastab ka täpselt selle Inanna allilma laskumise müüdile, kus siis ta hakkab sisenema sinna allilma ja siis hommiku taevas näha. Ja vaata, siin võib selle peale ka mõelda, et kui ta on sellise koha peal, et on täpselt Maa ja päikese vahel ja põhimõtteliselt see päike nagu tuleb läbi Veenuse, et ta nagu valgustab selle Veenuse läbi, ta ka põletab selle Veenuse mõnes mõttes läbi, ta põletab sellest vanast tsüklist, vanadest teemadest, mis on olnud ja nagu laeb siis selle uue valguse seemnega nii-öelda selleks järgmiseks tsükliks, et miks see aeg nii eriline on. Ja siis tegin, eelmine saade oli siis Peeter Esvakuga sellest Inanna müüdist ja seal isegi siis sumeri keeles kostus see sellises transliteratsioonis see müüdi algusosa ja siis see lõpuosa, et keda siis nagu huvitab niiviisi sumeroloogi lähenemine sellele, siis kuulake seda saadet. Siis saate välja, siis keegi kommenteeris mulle sinna YouTube'i video alla, et Amarannusel on siis ilmunud see Istari laskumine Manalasse või siis allilma ühes kogumikus ja siis ma veel laupäeva õhtul kirjutasin Amarile, et tema kindlasti plaanis teha siis sumeri astroloogias ka, kui ta on rohkem selle teema kursis saade. Aga siis ma kirjutasin Amarile, et kas tal on jagada seda müüti ja siis ta saatis mulle selle PDF-i ja ma loen siin, tal on selline nagu lühikokkuvõte sellest Istari laskumisest Manalasse. See on nagu sissejuhatus sellesse müüti. Ta on muidugi siis eesti keeles on see müüt olemas ka, et sealt mingit kohti võib sealt lugeda, näiteks kui siis sa juba rääkisid sellest, kus siis Inanna seal kas ta on siis, kui ta siis kohtub selle kuuga, mis on see värav seal, siis kahaneb või kasvav siis see kuu, et siis see sümboliseerib seal seda 1 7 väravast, et need hetked, kus siis seal Veenus ja siis see kasvav või kahanev kuu saavad kokku, et siis see on, sa juba mainisid, et see annab ühe selle riideseme ära. Aga ma loen siit selle ette, et see tuleb siit hästi välja ka. Et Istari laskumine Manalasse, tõlkinud Amarannus. Nii, Istari laskumine Manalasse on sumeri algupäraga müüt, mis on hilisemal ajal akkadi keelde tõlgitud lühendatult. Algne sumeri müüt, mille esimesed käsikirjad pärinevad vana Babyloonia perioodist, kirjeldab Jumalanna Inanna laskumist surnute riiki ja sealt üles tõusmist palju üksikasjalikumalt. Ehk siis see akkaadi versioon on ka natuke nagu lühendatud versioon sellest sumeri omast. Sumeri teisendis on 412, akkaadi omast 138 värsirida. Akadikeelset versiooni tuntakse senini ainult 2 käsikirja põhjal. Vanem neist on Assuuri linnast ja noorem Assurbanipali raamatukogust Niinives. Mõningaid selle müüdiridu on tsiteeritud Gilgameshi eepose 6. tahvlil. Võrreldes sumerikeelse versiooniga jätab akkadikeelne tõlgendus sisu kokkuvõtte mulje. Ilmselt kinnistas tõlkeversioon müüdi rituaalset esitamiskulgu. Sellele viitavad esmajoones müüdi viimased read, mis on säilinud katkendlikult. Müüdis otsustab Jumalanna teha rännaku surnute maailma, milleks ta peab läbima 7 all maailma väravat ja igaüht läbidest loomutama ühest oma riideesemest. Riided on siin selgesti jumalike vägede kandjad.
Neist loobumine tähendab oma jõust loobumist. Sumeri versioonis räägitaksegi rõivastest kui pühadest vägedest, sest sulgudes sumeri keeles on see vist me. Surnute riigi põhjani jõudnud Ishtar on ainsagi rõivata, jõuetu ja haige jumalanna. Selle tagajärjeks on viljatus ja jõuetus ka inimeste maailmas. Jumalanna teener läheb olukorrast tarkuse jumalale raporteerima. Jumal Ea, kes on Mesopotaamia mütoloogias ka inimese valmistaja, vormib kiiresti olendi, kes on võimeline Ishtarit allmaailmast päästma. Asu-Shunamir on eunuh, keda tõenäoliselt esindas teatud tüüpi preester Ishtari templis. Miks just tema on võimeline allmaailma väravaid kulutama ilma vangi jäämata, ei ole selge. Ta saab ülesandeks lõbustada all ilma emandat, kuni viimane annab kergekäelise lubaduse iga tema soov täita. Asu-Shunamir nõuab endale elujõu minetanud jumalanna keha, nimetades seda tabuliselt nahklähkriks. Jah, seal selles Sumeri müüdis oli ka, et siis Inanna siis riputati, kui ta sinna allilma läks, siis mingi nagu lihakonksu otsa ja ta oli seal kuidagi surnud ja oma nendest siis 7 väest nagu põhimõtteliselt surnud, jumalanna suri seal. Ja siis natuke veel, see kavalus õnnestubki ja Ishtar läbib vastupidises järjekorras allilma 7 väravat. Et nüüd on siis see, kui ta siis selles vastupidises järjekorras, siis ta saab need oma jõud tagasi, kus ta on siis selles õhtutähe faasis, kus me just tulime. Ning saab tagasi oma ära võetud rõivad, mis läbi taastub elujõud ka inimeste maailmas. Müüdi lõpp ei ole selge, on jutu Tumusist, kes peab Ishtari lahkumise järel tulema tema surnute riiki asendama. Tumusid siis oli sellises Sumeri mütoloogias, seal oli eelmises jutud ka, et kui on alati see armastuse jumalanna on, me näeme teda siis mütoloogiates selliste paaridena, et on Afrodite ja Ares, on Veenus ja Marss, et siis seal oli Inanna ja Tumusid. Ja siis seal müüdis ka siis see Tumusid saadeti sinna allilma siis selle Inanna asemele. See viitab muinas mesopotaamlaste arusaamisele, mille järgi Tumusid ja Inanna olid noorpõlvaarmastajad, keda lahutas Tumusi vägivaldne surm. Pärast seda pidid nad teineteist regulaarselt välja vahetades viibima surnute riigis pool aastat järjepanu. Samas on müüdil ka kalendriline aspekt, kuna looduse viljakale osale aastast vastas jumalanna viibimine maailmas ja Tumusi surnute riiki kätkemine viljatule põuaperioodile, aga vastupidine situatsioon. Siin on natuke mingi tõlkega midagi. Igal juhul hilisantiigi sünkrestlikes usundites säilis muistne Mesopotaamia müüt gnostilises 6 suure tähega tarkuse või suure tähega sõna tulemisest inimeste maailma. Kristlikus müüdis õpetusena suure tähega sõna lihaks saamisest. Surnute maailm oli ühtlasi inimeste maailm, sulgudes nii nagu Platoni koobas, sulgudes suud lõppevad, kuhu oodati lunastavat hinge isa juurest elustama ja päästma. Päris huvitav. Aga räägi sellest siis 7 väravast ja sellest siis hommikutähena, mis me nüüd hakkamegi siit pihta, kus me oleme, et me oleme siin, kus ta siis hakkab nüüd sündima uuesti. Me olemegi nagu müüdi alguses. Just, me oleme täpselt müüdi alguses ja nüüd, kui siis Veenus tuleb uuesti nähtavale hommikutaevas, et eriti siis just kahaneva kuu ajal ta hakkab siis sellele kuule lähenema ja kuni ta siis jõuab ühendusse kahaneva kuuga ja see juhtub siis 7 korda järjest 7 kuu jooksul. Ja just nagu seal müüdis siis pidi Inanna iga kord siis ühe oma väe eseme ära andma, et siis see tähendus nagu väljendub, kahanev kuu on ja võtab midagi ära. Kahaneva kuu ajal me peame alati midagi ära andma. Ja samamoodi siis nagu enda elus ka tegelikult nende ühenduste ajal, kui siis see hommikutähena Veenus jõuab kuuga ühendusse, kahaneva kuuga, et seal on nagu midagi, kus me saame midagi lõpetada, ära anda, midagi muuta meie omas mingisuguses vanas mustris. Ja need 7 väravat on muidugi veel omakorda seostatud 7 energiakeskuse või tšakraga. Ja see äraandmine hakkab pihta ülevalt kroontšakrast ja siis järjest allapoole, kuni siis juureni välja. Ja siis ka need teemad võib-olla, mis nagu seostuvad nende energiakeskustega, et kus meil võib olla, ongi mingid harjumused, kinni jäänud energiad. Ja ma olen seda tsüklit ise
jälginud ja ma olen seda pannud küll tähele, et siis need ühenduste paiku, mitte tingimata ainult samal päeval, on ka vahel paar päeva enne pärast, et see on pigem, ma olen nagu ise kogenud, et see on nagu natukene suurem aken, see ei ole ainult see hetk, kui ta on ühenduses, aga et seal nagu tulevad nagu mingid teemad välja küll, mida võib märgata. Aga loomulikult selleks peab olema ka häälestunud, et seda märgata, et astroloogia annabki meile palju tsükleid ja siis see Veenustsükkel on üks, aga selles on selline sügav, selline puhastav ja siis oma väärtuste puhastamine, et jõuda uude harmooniasse, et see on nagu selle tsükli võib-olla suund. Ja siis ongi see esimene pool sellest, ongi siis see, et korra kuus me saame mingi koha endas võib-olla kätte, kus saaks siis lasta midagi lahti, mida pole enam vaja. Ja siis, kui need 7 väravat on ära käidud, siis ongi see, et Veenus ta nüüd hakkab jõudma teisele poole päikest ja hakkab jõudma uuesti ühendusse päiksega, aga seekord see on siis nii-öelda see ülemine ühendus, kus Veenus saab pühitsetud, et ta on selle teekonna läbi teinud, põhimõtteliselt on need mitte toimivad kohast ennast kuidagi nagu läbi lasknud, ära puhastanud ja see on nagu ka selline omamoodi nagu värskenemine toimub sellel Veenusel. Ja siis natukene läheb aega, kuna me nagu ütlesime, et siis ta on kauem peidus seal teisel pool päikest ja kui ta uuesti sealt välja tuleb, seekord siis ehatähena, mis on siis ka just see Veenuse küpsfaas, et võib-olla siinkohal ongi ka hea see veel öelda, et kui ta oli koidutähena, siis see on selline impulsiivne Veenus. Ja samamoodi sünnikaardis, et kui nüüd vaatad, kumma tähe all sa oled sündinud, et see ei ole nagu see, et mis on, kas on nüüd üks hea või halb, et see ei ole niimoodi, aga on see, et see koidutäht on igal juhul impulsiivsem kõiges, kui ta midagi tahab, ta võib nagu kiiremini selle järgi minna, aga ta võib selle tõttu ka sekeldustesse sattuda, mingid probleemid, et nagu liigne impulsiivsus siis oma soovide, ihade teostamisel. Ja siis see ehatäht on pigem nagu see, et kes on ka sündinud ehatäht või siis nagu sina, seal on ka see, et nemad nagu teevad oma otsuseid natukene rohkem selle koha pealt, et nagu toetuda sellele eelnevale kogemusele, mis on olnud, natukene nagu küpsemalt, natukene targemalt oma valikuid, aga ka natukene selle võrra vahel nagu aeglasemalt, et nagu mitte kohe, et ta nagu eriti nagu valikud, mis on seotud siis ongi meie väärtustega, mis on suhted loomulikult, suhteteemad, ka võivad loovusega seotud asjad, loominguliste projektidega. Et kindlasti, et see ehatäht on natuke selline, et kaalub ja tunnetab rohkem läbi, samas kui koidutäht nagu hüppab asja kallale ja võib palju vigu teha tee peal. Ja, siin veel üks foto, mis on siis selle aasta 3. jaanuaril tehtud, selle aasta 2025 3. jaanuar, siis 18.58 õhtul olin Tenerifel ja just sellel ajal oligi see Veenus siis ta 48 kraadi on siis see kõige kaugem, mis ta läheb siis seal päikesest nii-öelda ja kõige kõrgemal siis meie vaatest. Ja siis oligi see kasvav kuu ja sattusid kõrvuti täpselt ka. Et siis see on ka see siis müüdi järgi see üks hetk, kus siis Inanna või Ishtar seal läheb läbi sellest ühest väravast ja seal siis osad inimesed on siis seostanud seda need 7 või nagu siin müüdis ka, et seda siis seal on tal mingi kroon seal on ju, siis tal on seal igast mingid kaelakeed, riided, kuni seal need lähevad see kuidagi allapoole välja, siis tal seal on mingid mõõteriistad, millega taevast mõõdab. Et see on päris huvitav ja et näiteks huvi järgi, mõtlen praegu, et huvitav mitmes värav see siin oli, kui see foto on tehtud, et see 3. jaanuaris võib, see pidi seal lõpus olema, et siis kas mingi 5. või 6. värav, et aga see on huvitav seda suundama nagu, et eks ma arvan, see on nagu isiklik ka, et näiteks, et kui inimene nagu läheb, tajub seal, et ja seal see võib-olla nõuab ka siis natuke nagu sellist sügavamat suhet siis nende, näiteks ma ei tea, mis siis nagu India filosoofias või siis niisuguse maailmatunnetuses need kuidas sama rannas ammusin ütles nagu need jõukohad või need jõupunktid või siis jõukeskused, või siis tšakrad on ju, et kuidas need siis just parasjagu toimivad, aga see ongi, mis mulle nagu endale nagu selle puhul nagu meeldibki, ongi see, et selline sügav suhe siis on nagu paistab läbi sealt sumeritelt ja Ishtar ja siis sealt akaadidelt
kuidas siis selline muinasjutt, mütoloogia on seotud siis ühe planeedi liikumisega. Ja sealt edasi võib-olla räägime selle ka ära, et kui ta siis, et ongi pärast seda, kui on toimunud see ülemine ühendus ja siis hakkab uuesti mööda neid samu väravaid, hakkab üles ehitama ja siis võtab nagu tagasi võtab oma jõu tagasi. Nagu seal pildi peal oli siis just täpselt, et see oli ja siis nagu neid toimub ka siis 7 sellist väravat. Ja muide, pärast, seal on veel nagu 8. värav ka. Aga seda nagu kutsutakse nagu initsiatsiooni või initseerimise väravaks. See on siis see päris viimane, kui ta on nagu kõik oma selle jõu tagasi saanud, ennast uuesti nagu üles ehitanud, siis seal on 1 värav tegelikult veel. Ja aga et see ongi selline tsükkel, et kui seda niimoodi siis jälgida selle 19 kuu jooksul, et see on väga isiklik protsess tegelikult ja ma ütlen, alati ei peagi nüüd mõtlema, et kes võib-olla ei ole tuttav selle tšakrate süsteemiga, ei pea nagu kindlasti tingimata mõtlema, et mis mul nüüd selles tšakras toimub, aga võib-olla pigem nagu lihtsalt nagu ka jälgida, tunnetada, mis ma üldse nagu kogen sellel ajal, sest tavaliselt nagu mingid tunded, mingid kogemused, mingid suunad hakkavad tulema seest poolt. Et see on nagu iseenda jälgimiseks hästi huvitav. Ma olen sellisele keskmisele nagu, või sellise nagu astroloogia on üldse nii võõras teema inimeste jaoks, et ma arvan, nagu väga hea on juba see, kui inimene nagu enam-vähem nagu aimab nüüd, et okei, et võib-olla, et on nagu 9 kuud aastast, kus siis, et siis on 9 kuud aastast, kui päike loojub, et siis ma lähen vaatan lääne suunas, kui on selge taevas ja äkki ma näen seal seda Veenust. Või siis, et kui inimesed tavaliselt magavad, ei viitsi hommikul ärgata, et seda hommikutähte on nagu veel nagu väiksem tõenäosus näha. Aga ma loen veel siit, ma loen seda, see on küll ka niiviisi nagu inglise keeles tõlgitud siuke lühikokkuvõte sellest Inanna müüdist. Ja et siis natuke veel nagu piltlikustada seda, et kuidas siis eesti keeles kõlab see müüt, sest ta ei olegi tegelikult väga kõlanud niiviisi. Ja see on ennem küll kokkuvõttena ja et see on nagu lühikokkuvõte. Siis Inanna otsustab siseneda allilma, et kohtuda oma tumeda õe Ereshkikaliga. See on nüüd Sumeri versioon. Ereshkikali abikaasa on hiljuti surnud ja see on põhjus, miks ta teeb selle laskumise. Inanna, kes on tuntud kui taevakuninganna, mõnikord kutsutakse teda taeva ja maa kuningannaks, tuleb allilma sissekäigu juurde, olles kaunistatud oma 7 väega. Mida sümboliseerivad 7 riietuseset, kroon, rüü ja muud esemed. Need 7 riietust vastavad ka 7 tšakrale. Mis on huvitav, nüüd me olemegi seal nagu selles, siin 22. märts 2025 oli siis see täpne, on ju? 23. Et seda korra ma näitan siit nagu sellest, mida siis nagu selles, seda ma tahtsin seal, kui me tegime seda üle neti, siis ma tahtsin näidata ka see, et mida see nagu tähendab nagu visuaalselt. Ma otsin selle üles, pärast saab selle viite siit välja lõigata ja ja vaatasin, et seal 23. hommikul oli ta veel nagu 0 kraadi. Täpselt. Ta vist öösel läks täpseks, päris täpseks. Ja. Et et siin siis on see stellaariumi äpp on ju ja 23. märts on ju 10.30 hommikul. Siit ma olen atmosfääri ära võtnud, et see on Tallinna vaatest. Et siis päike taevas ja et sulle ka. Et päike taevas on ju ja siis Veenus siin põhimõtteliselt koos temaga. Et taevas koos siis on ju ja see siis sümboliseerib seda siis seda uut algust on ju ja siin müüdis on ju. Et ja siis lähme olema edasi siit, et oma laskumisel allilma, mis siis praegu hakkab just toimuma, kuni siis nagu rääkisime, siis Veenus nüüd läks päiksest mööda ja siis nüüd liigub seal hommikutähe faasis 9 kuud, kuni jõuab sinna päikse taha. Et oma laskumisel allilma iga 7 värava juures on värava hoidja saanud korralduse, et ta peab eemaldama ühe neist esemetest, andes sellega ära konkreetse väe, olgu selleks siis tema autoriteet või 3. silm, nägemine kuni juurtšakrani välja.
ja mis on huvitav, et siis nagu astronoomiliselt siis need väravahetked siis nagu sa juba mainisid, kordamine on tarkuse ema, et need kahaneva kuuga siis. Ja siis nagu see foto, mis mul seal ennem oli ka nagu inimestele siis nagu piltlikustamiseks, et minul oli siis see õhtutähe faasist oli kasvav kuuga, kus ta siis jälle saab selle juurde. Iga värava juures on ta lahti riietatud, kuni ta jõuab alasti ja üksinda all ilma. Seal kohtab ta kohtunike kogu ja oma õde Ereshkikaliga. Nad tunnistavad ta süüdi ja tema karistus on surm ja lihakonksu otsa riputamine. Inanna jättis ülailma juhised, et kui ta ei naase kindla aja jooksul, peab üks tema teenijatest teda otsima minema. Teenija otsib abi teistelt jumalatelt pikka aega, kuid ei leia kedagi, kes aitaks. Lõpuks pöördab Enki poole. Inanna vanaisa on siis Enki, kes pakub abi, andes elustamisjoogi, siis seal müüdis ta veel tegelikult andis vist mingi püha vee ja siis sellise mingi ravitaim, mingi püha taime ja siis mingid siis 2 väikest putukalaadset olevust siis hiilisid sinna allilma siis selle püha vee ja siis selle ravitaimega ja siis andes elustamisjoogile 2 väikesele putukale, kes on piisavalt väikesed, et allilma märkamatult siseneda. Väga huvitav iseenesest, sellised abistavad väed. Ja veel, et see on nagu mingi püha vesi ja püha taim, mis siis nagu selle, et see on, ja siis putukad jõuavad allilma, kus Ereshkikal on sünnitusvaludes. Tal pole kedagi, kes teda aitaks ja need 2 väikest olevust istuvad tema juures ja hoiavad ruumi, kuni ta on sünnitanud ja valudest läbi saanud. Puudutatuna nende hoolitsusest küsib Ereshkikal, mida ma saan vastutasuks pakkuda. Nad vastavad, me oleme tegelikult siin Inanna pärast, kas me võime ta üles viia, siis tagasi sealt allilmast. Ereshkikal nõustub ja nad annavad Inannale elustamisjoogist tilgad, 1 iga päeva kohta, mil ta on allilmas oma nähtamatus faasis. No seda on veel seostatud seal ka, et seal ma küll ise ei leidnud seda, aga ütlesid, et kuskil seal müüdis on kirjas, et nad annavad talle 50 tilka ja siis see on 50 päeva siis, kus ta Veenus on seal täpselt seal selle päikse taga. Et seal on nagu selline seos tehtud ka veel. Kuigi ma üritasin leida seda connectionit nagu kuskitest allikatest nagu pädevatest, aga ma ei leidnud, et seal võib-olla siis peab tõlkima väga hästi seda sumeri keelt või midagi sellist. See on huvitav jah, et see aeg, kui ta on siis seal teisel pool päikest ühenduses ja siit pildist meil kadunud, aga tegelikult seal ta on ju universumile nagu rohkem avatud, et ta on nagu jah, et siis ja seal abistavad teda mingid jõud väljast poolt ja seal ta terveneb ja siis ta lõpuks tuleb uuesti välja. Ja ta sünnib uuesti, see taassünni hetk langeb kokku Veenuse täpse ühendusega päikesega Siimi punktis ja siis ta sünnib uuesti ja saab naasta. Ja ka Siimi siis ladina keelest päikese süda, sellest me juba siin ennem alguses rääkisime ka. Aga ja siis siin veel lõpetuseks, et aga Inanna teeb kokkuleppe Ereshkikaliga, et ta peab saatma kellegi enda asemele, kui ta koju naaseb. Tunneb ta vastutust ja raskust, kui ta koju naaseb, tunneb ta vastutust ja raskust, kes saata. Ta näeb oma abikaasat, kes pole leinanud tema puudumist ja on hoopis suhetes ja veetnud aega siis flirtides. Ta otsustab, et tema läheb minu asemele allilma. Veel üks Veenuse ja Marsi koostoime. Tema abikaasa on Mars ja nüüd on tema kord laskuda allilma, et Inanna asemele minna. Aga räägime sellest Veenuse ja Marsi koostoimest ka. Veenuse ja Mars nagu et räägi sellest paarist. Nagu need polaarsused. Jah. Sest ma näitan enne, kui meil pihta hakkame, siis siin vanimad siis need seinamaalid jällegi, need freskod sealt Pompeist on siis Afrodite ja Ares on koos, et seda Veenust ja seda armastust ja siis seda sõja, siis traditsionaalses mõttes sõjajumalad, et nad on mingis mõttes, nad on alati seoses omavahel. Siin siis Veenus ja Mars jällegi renessansi aegne üks kuulsamaid maale, kus Veenus ja Mars neid alati kuulutatakse koos. See on klassikaline polaarsus. Siin on siis need glüüfid. Ja mis on huvitav ka siis selles mõttes, et seda ka väga paljud inimesed ei tea, aga astronoomiliselt siis, et kui maa on siin keskel, on ju, et siis meist päikse poole on Veenus ja siis meist eemale järgmine planeet on Mars. Täpselt. Et see ongi see polaarsus. Tahtsin see sama öelda, et üks on ühel pool, et maa on siis nagu tegelikult nagu Veenuse ja Marsi keskel. Ja Veenus ja päikese poole Mars jääb siis kaitseb. Mars nagu, tal on ka vaata see sõjaline jõud, et kaitseb meid selle universumi eest või kes sealt tulevad iganes. No ta on kuidagi suunaga nagu välja poole ka. Ta on nagu mingis mõttes nagu kaitseb maad nagu. Ja Veenus nagu vahendab ikkagi seda päikese soojust ka, et on nagu seal pool. Aga räägi nende kahe nagu sellest planeedi nagu sellest polaarsusest, et kuidas nad koos toimivad näiteks?
selles mõttes nad on nagu niivõrd nagu klassikalises omavahelises sellises sobivuses või kuidas öelda, nagu üksteist tasakaalustavad. Tegelikult nad tasakaalustavad üksteist. Ja vaata, selle kohta ongi ka öeldud, et Veenus on ainus, kes suudab Marssi maha rahustada. Ja. Et nad nagu vajavad üksteist mingis mõttes. Ja loomulikult sellepärast Veenus ja Marss on väga nagu suurt rolli mängivad isiklikes suhetes, aga ka igasugustes loovprotsessides, sest et kui Veenus ja Marss kuidagi saavad kokku nagu sellisel toetaval viisil, sealt hakkab sündima loovenergia ka, et nagu ongi, et Veenuse poolt tuleb see võib-olla see väärtus, see visioon või selline tunnetus ja Marsi poolt on see, et nüüd tuleb see ära teha. Et Marss nagu tahab Veenusele alati anda seda, mida Veenus ihaldab. Ja ma ka seda nagu niiviisi nagu, mul siin foto ka siis sellest, kuidas Marss on siin keskel, on ju Veenus siis päikse poole või maa siin keskel, Veenus päikse poole, meest nagu siis sinna poole ja siis Marss siia paremale. Yeah. Et siin kõik planeedid riburada pidi. Ja see on nagu, see on huvitav, kuidas siis juba iidses mütoloogias, ütleme seal kreeklastel, Afrodite ja Ares, seal nendes müütides nii sügavalt omavahel seotud ja siis mida edasi on Veenus ja Marss ja kuidas ta on ka sügavalt siis maaga nagu seotud, et siis on nagu Kuu muidugi kõige lähim selline kaaslane meil siin, aga siis järgmised kõige lähimad ongi siis see Veenus ja Marss on ju ja see nende see duaalsus on hea, see on huvitav, mida nagu mida ma nagu kuulnud on see, et näiteks et isegi näiteks nagu armastuses ka või ütleme, või armastus selline asi, mis on nagu Veenusega antud on ju, aga et on öeldud, et ma kuulen kas astroloogi niiviisi ütlemas, et näiteks, et juhtuks nagu suudlus, mis on ka nagu väga nagu veenuslik nagu aspekt on ju, et siis selleks on vaja ka Marssi, et oleks see keegi, et siis nagu see mingi mehelik pool ja tegu, mis nagu öeldakse ka, et Marss on see, mis siis nagu paneb seda hommikul näiteks nagu voodist üles nagu ärkama on ju, et saaks juhtuda siis nagu see kokkutulek on ju, et siis peab olema ka see mingi marsilis aspekt seal. On jah, et kuna Veenuse poolt tulebki nagu kuidagi see soov või iha ja Marsi poolt on siis see tegu, et seda saada või et seda anda. Ja samamoodi enda sünnikaardis ka, et kui Veenus näitab ka, et mida sa ihaldad, et nagu läbi mille sina tahad elus seda harmooniat kogeda, mida iganes küllust, ilu, aga siis see sinu Marss on tegelikult see, kuidas sa lähed selle järele. Aga räägi siis veel sellest ka, et siin on jälle siis sellises nagu Mesopotaamiast siis siin on sama see Inanna või Istar siin ja temale siis tuuakse siin mingid andamaid on ju, ja siis siin on päikse ja kuu sümbol ja siis siin on seda Inannat või seda Istarit või seda Veenust alati on sümboliseeritud siis selle 8-punktilise tähega ja sa oled sellest kirjutanud ka, et siis see 8 on Veenuse puhul selline number, mis siis räägi siis sellest 8-sest, et jaa, väga hea, me selleni jõudsime. Siin on veel korra see teema ka, et siin Veenus on ju see 8. täht, siis kuu, Nanna siin on ju siin Sumeris ja siis Shamash ja ma siis näitan korra siit seda pilti ka, et siis sa saad nagu selle toel nagu, et siin joonistub siis see 8. tsükkel välja ka. Ja seal on tegelikult veel numbreid, mida tuleb võtta arvesse. Räägi seda 8. Ja nüüd me jõudsimegi sellesse kohta tegelikult, mis on ülioluline, sest et siin on ka nagu see tuum, et miks see Veenus üldse sellist ilu ja harmooniat väljendab. Ja see hakkab tulema nendest numbrilistest, sellest geomeetriast, mis seal liikumises on. Et tegelikult seal on see kõige sügavam tuum. Ja siin ongi see, et sellel ajal, ühesõnaga siis meil siin maa peal kulub 8 aastat selleks, et Veenus jõuaks tagasi siis nagu täpselt samasse kohta, täpselt samasse punkti, kus ta oli 8 aasta eest. Ja samal ajal astronoomiliselt siis võib öelda seda, et ütleme, et kui läheks nüüd 8 aastat tagasi, et siis Veenus on nagu selles samas tähtkujus siis. Ja see on muide hästi oluline, sellepärast, et iga 8 aasta tagant on ka siis samamoodi, nagu meil praegu algas see uus Veenuse tsükkel Jääras, et siis eelmine Veenuse tsükkel Jääras algas täpselt 8 aastat tagasi. Et isegi võib tuletada endale meelde siis, et milline see tsükkel siis oli. See Veenuse nagu suur tsükkel siis on 8 aastat ja siis Sumerid, nad olid ka nii tugevad
tähevaatlejad, et nad siis nägid seda 8 seal ja panid selle Veenuse 8, nagu me nägime siit. Ja just, et nad nagu nad teadsid seda, et ikka 8 aasta tagant on täpselt sama asi kordub. Aga see on niimoodi, et sellel ajal, kui siis meil on 8 aastat, nagu Veenus ise teeb ümber päikese 13 ringi. Et meil on siin 8 ringi, samal ajal Veenus on jõudnud teha 13 ringi. Et need on siis Veenuse ja siis Maa on ju ringid ümber päikese. Ja need ringe siis tehes on ju mingid hetked, kus toimuvad need joondumised, need samad, mis praegugi oli meil see Veenuse need kasiimid. Ja kus siis lõikuvad need Maa orbiit ja Veenuse orbiit. Ja vot neid lõikumisi, need toimuvad ka alati enam-vähem samades kohtades ja neid on 5 ja vot sellest tekib see 5 nurk. Et kui sa vaatad seda mustrit ja see on see viieõieline siis nagu see roos, selle kohta öeldakse see Veenuse roos on ju seal sees. Tegelikult kogu see musta ringi kokku Veenuse roos. 5 tükki on siis neid kasiimisi nagu siinpool või? Jah, just nimelt, et nende kohta vahel öeldakse ka Veenuse tähepunkt, on ju, Venus star point. Aga need 5 on siis nagu, mis on siinpool või? Mitte sealpool? Need on kummalgi, mõlemal pool, aga nad ongi erinevad, et vahel ta on retrokraadne, vahel ta ongi see, et on ühel pool siinpool ja siis sealpool, aga et see on niimoodi tegelikult, et aga samades iga 4 aasta tagant on see samas märgis, aga ongi, et ükskord ta on nagu retrokraadne, teine kord ta on teisel pool. Nii et 4 aastat tagasi meil oli siis see Veenuse ülemine ühendus jääras. Aga see ei olnud Veenus polnud päris samas kohas enda selles teekonnas, kuna see oli see ülemine ühendus, praegune alumine ühendus. Et iga 8 aasta tagant on see alumine ühendus, siis ta on nagu täisringi teinud, aga iga 4 aasta tagant on samas märgis, aga teisel pool päikest. Ja siis kokku ongi nagu, aga 5 kindlat punkti, kus siis alati toimuvad niimoodi hästi aeglaselt nihkuvad nagu iga kord nagu kuskil seal kraadikese umbes. Nii et siis, kui niimoodi trajektoorina üles joonistada, siis sellest kujunebki selline lilleõie muster, täiesti geomeetriline, mitte ühelgi teise päikesesüsteemi planeediga ei ole nagu Maal ei teki sellist mustrit ega ühtegi nagu sellist väljaunistuvat nagu geomeetriat sellisel kujul. Merkuuril ka ei teki või? Sellist ei teki, kus oleks nagu konkreetne kujund sees, ta on nagu rohkem siuke sigri-migri. See on väga harmooniline. Väga, ja vot see ongi just, ja kui sa vaatad seda, sul on nagu roos vaatab vastu ja vot see on see, et kust tuleb see, et Veenus loob harmooniat, kust see tuleb, sealt see tuleb. Ja siis need numbrid, mis ma sulle just ütlesin, 5, 8, 13. Mis see 5 oli siis? 5 oli hakkasid need ristumised. Ja 5, ja. 13 oli. 13 Veenuse ringi, samal ajal kui on 13 Veenuse ringi, on 8 maaringi ja nendest ringidest omavahel kokku moodustuvadki need 5 punkti, sest seal on need kattumised orbiitidel. Et põhimõtteliselt see on nagu neist kokku tekib see ja need 3 arvu. Ja need 3 arvu ei ole üldse juhuslikud arvud, on ju? Sest need on Fibonacci häda arvud ehk siis kuldlõike arvud. Nii et Veenus ja Maa ja Päikese omavaheline suhe joonistub välja kuldlõikeliselt. Mis on kuldlõige? Kuldlõike omapära, see on isegi teaduslikult nagu niimoodi kindlaks tehtud, et kui inimesed vaatavad midagi, mis on loodud kuldlõikelise vahemaaga ja nende intervallidega, et see tekitab nagu seda tunnet, et nad tahavad seda vaadata, see tekitab heaolu, see tekitab, see nagu tekitab sisemist harmooniat ja me tahan seda rohkem just looduses me näeme seda igal pool on ju, see meie galaktika on ise ka on ju selline spiraalikujuline, mis ka nagu moodustub siis kuldlõikelistest mõõtmetest. Ja mida see näitab on ju, ongi, me vaadata teokorpi, me vaadata meie kodugalaktikat on ju, linnutee galaktikat just. Ja mida ta nagu näitab tegelikult, näitab avardumist, näitab üha jätkuvat avardumist. Ja see on midagi, mis on elule hästi omane, et elu tahab avarduda, see on nagu looduses, see on igal pool. Ja see on inimese hinges, me kõik tahame tegelikult avarduda. Selles on midagi nii ilusat. See on ka nagu looja aspekt. Looja, täpselt. Et see on nii nagu, see on nagu, seda on nii raske nagu tajuda, vaata mingi nagu mõistuse tasandil, aga kuskilt sügaval sa nagu tajud seda, et siin on ka selline, see Richard Tarnas, kes on selle arhetüüpse astroloogia nagu koolkonna rajaja ja siis ta on ka öelnud palju,
et ta nagu, või noh, et kui nagu vaatad neid seda mingit sügavat harmooniat siin, et siis ongi nagu selline tunne, et ikkagi mingi nagu, et mingi kõrgem intelligentsus on nagu loob seda või kuidas ta seda loob, me ei saa nagu sellest aru, aga läbi astroloogia on nagu võimalik siis nagu natuke nagu tajuda seda nagu, ma ei tea, siis seda kuidagi looja seda rütmi või siis olla temaga kuidagi koos rütmis, et ja see ongi ka see koht, miks ma tunnen, et võib-olla, et kui kuidagi häälestuda rohkem sellele Veenuse tsüklile ja noh, märgata ja kuidagi teadvustada seda rohkem, et tegelikult see on nagu ka, mida see tsükkel meis siis nagu mõnes mõttes noh, kas käivitab või suunab, aga on just nagu see selline väga suur, isegi nagu hoomamatu hingeline avardumine tegelikult ja väga ilus selline midagi, mida nagu hing tahab, aga muidugi noh, need maised piirangud alati noh, me võib-olla ei suuda seda hoomata oma sellel väga lihtsa inimmõistusega, aga sinna on mingi tõmme. Ja see, kuidas see Veenus siis teeb oma neid tsükleid, kus ta jälle läheb sinna allilma, ta peab jälle need keskused ära puhastama, ta peab need uuesti üles ehitama, et läbi selle protsessi jälle ja jälle tegelikult toimubki see avardumine ja kasvamine ja. See on väga ilus ja see eriti kui see hakkab välja joonistuma, siis see elulill või siis see on jah, kui sa mõtled, et nii, selliste mustritega elame siin universumis, et nii ilus. Ja tead, see on nagu, kus ma ise nagu mõtlen selle peale, et ega ma ka selle Veenusega nagu ikkagi suhteliselt värskelt nagu suhte loonud, et jah, seal Peeter Espaga rääkisime ka näiteks, et kui sa lähed teisel sajandil sinna Aleksandria linna, kus seal see Ptolemaios ja Valens ja siis 100 teist matemaatikud, geograafikud, astronoomi ja astroloogi käivad ringi. Ja siis, kui sa neile seal või selle Kreeka, nagu selle antiik-Kreekas elava inimesele ütled nagu sõna Veenus, et siis tal tuleb terve nagu kõik see müüt, et tema jaoks see Veenus tähendab hoopis midagi nagu teistsugust kui meie jaoks. Ja ma nagu siis nagu sellise kaasaegse inimesena alles nagu nüüd hakkan nagu taas avastan siis seda, et milline see Veenus siis nagu minu jaoks on või isiklikuna on ja samamoodi siis ka nagu laiemalt, et selline see kõige eredam täht seal taevas, et ta on nagu selline hea nagu siis ma ei tea, sõber või selline nagu teejuht või nagu, et saa tuttavaks on ju, et nagu päris nagu, et ta tahab nagu head sulle, tal on hea meel ka, kui sind nagu tähele pannakse. Ja seda nagu hästi öelda ka, et kui sa lähed ja nagu päriselt vaatad ka seda õhtutähte või siis seda hommikutähte seal, et siis toimub mingi selline, seal ei ole isegi sõnu vaja, et lihtsalt vaatad teda, et ta ei pruugi suga nagu rääkida niiviisi, nagu sul mingi sõber räägib suga, et näed, et küsid sealt, et kuidas sul läheb, et siis, aga ta räägib suga mingil teistsugusel tasandil. Et sa võid nagu sealt midagi ära tunda, midagi väga ilusat ja siis läbi selle nagu siis nagu tervikum olla, tervem olla, rõõmsam olla, märkad seda ilu rohkem. Ongi, see nagu avardab elukogemust ja kuidagi sügavdab elukogemust ja sest ongi muidu, kuidas inimesed tänapäeval elavad, nad ei vaatagi eriti taevasse ja nagu pilk on ju pigem maas või siis ekraanil on ju. Ja vaata, kui üheplaaniliseks läheb elutunnetus, aga samas kui tegelikult, kui nagu sügav see võib olla ja läbi jällegi nende ekraanide, kui võtangi seal näiteks on see uus põlvkond, kes siis nagu näiteks USA-s tuleb peale ja see on igal pool. Et siis läbi nende ekraanidega ja see ikkagi nagu siin ka läbi ekraani saab seda taevast vaadata, mis on normaalne unikaalne on ju. Aga siin mul oli siis kokkuvõtvalt veel selle Inanna selle sünoodilise faasi siis nagu selle kokkuvõtva jutu ja siis kõige viimasena siis Richard Tarnase selle Veenuse arhetüübi kirjeldused, mis on ka siis eesti keelde ma tõlkinud. Et siis sünoodilises faasis, siis niiviisi maakeeli öelda, et siis see on et see on siis see, nagu sa ütlesid, et see kuu tsükkel noorest või uuest kuust siis nagu selleks täiskuuks, vanakuust ja siis tagasi, et see on, et Veenus teeb sama asja, mida kuu teeb, et minge vaadake, et ja siis sünoodilises faasis vastab Veenuse
hommikutähe faas, mis sümboliseerib Inanna laskumist allilma, kus me siis praegult oleme astronoomiliselt ja ajaliselt. Iga Veenuse ja kahaneva poolkuu ühendus hommikutaevas sümboliseerib 1 7 väravast, mis viivad allilma, kus ta kaotab oma väed ja kaunistused. Ehk siis praegult Veenus läks siis meie ja päikese vahelt läbi ja nüüd liigub sealt siis vastu päeva siis sinna päikse taha uuesti. Ja ülemine ühendus esindab faasi, mil ta veedab 50 päeva allilmas või päikese taga peidus. Ehk siis Veenusel on nii-öelda 2 ühendust punkti astronoomiliselt. Üks on siis see, kus me praegult oleme, et ta on meie päikse vahel, ta on nagu ühel joonel ja siis teine see, kui ta läheb sinna taha. Et see on siis seal, kuna seal taga on ta siis kauem 50 päeva, sest et see on meist nii palju kaugemal. Ja kui siin pool, siis ta on siin 3 päeva, sest ta on meile nii palju lähemal. Veedab siis päikese taga peidus nähtamatuna. Kui ta tuleb allilmast välja, sünnib ta uuesti täpses ühenduses ja tema tõus allilmast on, kui ta saab õhtutäheks. Iga ühendus kasvava kuuga sümboliseerib tema iga kaunistuse või võimu tagasisaamist. Kuu ja Veenuse ühendused sümboliseerivad väravaid. Ja siin mul peaks olema see pilt ka siis veel, et siin on siis see üks värav. Seda juba inimesed on näinud ka, aga hea on korrata, siis kinnistuvad, paljud teemad on siin nii uued ka inimestele. Aga kokkuvõtvalt siis Richard Tarnase, tal on selline planetaarsete arhetüüpide käsiraamat, kui keegi tahab, siis kirjutage mulle, saatke meil, siis ma saan selle saata teile. Aga Veenus ta on siis seda niiviisi kokkuvõtvalt kirjeldanud, et Veenus on siis iha, armastus, ilu, väärtus, kunst, nauding, impulss ja võime meelitada ja olla meelitatud, armastada ja olla armastatud, otsida ja luua ilu ja harmooniat, osaleda sotsiaalsetes ja romantilistes suhetes, sensuaalne ja esteetiline nauding, kunstiline kogemus ja loomine, Eerose ja suure tähega ilu põhimõte, Kreeka armastuse ja ilu jumalanna Afrodite, Rooma Veenus. Tahad veel midagi lõppu öelda? Võib-olla veel seda, see mõte siin ka vahepeal käib, et nagu see kuutsükkel kirjeldab rohkem sellist bioloogilist kasvutsüklit ja kõik on ja kuidas loodus parajasti on. Aga see Veenuse tsükkel on rohkem nagu siis see hinge kasvutsükkel. Kuu bioloogiline, siis Veenus hingeline. Kuu on nagu rohkem on ju kõik see toidu kasvatamine ja muidugi naise keha ja kõik, aga jah, ta on nagu rohkem natuke maisem. Aga nagu ellujäämiseks vajalik ja samas ka otsene ka füüsilise elu loomine on ju. Aga see Veenustsükkel on kuidagi see hingelise, kunstilise elu loomine, selline kõrgem hinge kasvutsükkel. Ja mis ma nagu, see arhetüüpne astroloogia, mille poolt ma lähenen ka, et kuna ta on selline nagu jungiaanlik nagu juured, et siis ta võtab ka näiteks kui vaatame, räägime näiteks Kuust või Veenusest, praegu räägime Veenusest, et siis kui loed siin need Veenuse märksõnad ette, siis nagu tunduvad väga niisugune nagu naiselikud ja traditsionaalses mõttes ka siis et see lääne astroloogia on ikkagi välja kasvanud niisugusest nagu patriarhaalsest ühiskonnakorraldusest, et siis 7 silmaga ütleme siis 10 planeedist 2 on nagu naiste jumalate järgi nimed, mis siis on ka natuke nagu kirjeldab seda nagu sellist nagu patriarhaatlikku ühiskonnakorraldust rohkem ja siis samamoodi ka patriarhaatlikus ühiskonnas siis rohkem nagu on tendents siis samastada siis näiteks Kuud ja Veenust rohkem naistega kui meestega, kuigi ja siis näiteks ma ei tea Päikest ja Marssi siis rohkem nagu meestega, kuigi see arhetüüpne astroloogia pigem nagu läheneb sedapidi, et nii Kuus kui Päikeses, Veenuses kui Marsis, et seal on nii see naiselik kui see mehelik olemas. Et mis siis ütleme niisugustes patriarhaatlikus ühiskonnas on siis näiteks meestel nüüd muidugi praegu me elame ajas, kus see kõik muutub. Aga kui siit minna veel tagasi näiteks ma ei tea siis see generatsioon X on ju ja siis babybuumerid ja nagu siis meie vanemad ja sealt siis nagu meie vanavanemad, et seal oli nagu väga see, et mehed ei ole nagu üldse kontaktis oma emotsioonide kõigi selle väljanäitamine, tunnete väljanäitamine, see on kõik nagu oli nagu väga suure tabu all, seda ei tohtinud teha, sest see on nagu selline patriarhaatlik ühiskond on ju,
et mis mulle ka nagu, miks see arhetüüpne astroloogia mulle meeldib, et see annab sellise nagu keele, mis ei ole väga nagu laetud selles mõttes, et selline keel, mis ei ole siis laetud sellistest mingitest kultuurilistest tabudest või mingitest kultuurisõjalistest teemadest, et ta annab ka siis võimaluse siis näiteks meestel vaadata siis oma näiteks kuud on ju, mis see kuu siis minus on näiteks või siis naistel näiteks, et see naise päike, et mis see päike siis, et omale nime tegemine, omale tee tegemine, et selline, et ja samamoodi meestel on ka sisemised vajadused, et nagu kuu ongi see, mida me vajame, et ennast hästi tunda nagu turvaliselt igapäevaelus. Et see on kõigil ju ühtemoodi. Ja, et see astroloogia on siuke nagu see arhetüüpne astroloogia minu jaoks annab siis nagu keele, see nagu keel, millega on võimalik siis nagu rohkem teadvustada, olla teadlik, nagu sa ütlesid. Ja siis Veenuse puhul siuke harmoonia, siuke hea kokkuvõte. Ja nagu me jõudsime ka, et see ongi natuke nagu selline nagu see jumalik harmoonia, mis seal tekib on ju, ja see Fibonacci jada ja et seda ma arvan, et see on sama oluline meestele kui naistele, et see nagu ei ole, et seda ei saa nagu kuidagi kategoriseerida. Ja ja just patriaatlikus nagu maailmas ühiskonnakorraldus ongi nagu näha seda ebatasakaalu, aga kui sa lähed nendest loodusrahvaste juurde, siis seal sa nagu näed, et seal nagu traditsionaalselt nad on väga nagu matriarhaatlikud süsteemid, et kui siin läänes, mida kõik saavad oma, naine võtab mehe nime on ju, siis seal käis kõik nagu ikkagi nagu naiste nagu, et lapsed said nagu nime siis oma ema klannide järgi ja nimed on siis, see on kõik hoopis teine teema, aga identiteet tuleb läbi siis rohkem nagu ema ja maa kui siis selle isa ja päikese. Ja võib-olla Veenuse puhul ma olen vahel ka tundnud, et suhtutakse natuke, et see on mingisugune naiste asi, ainult naiste või ainult mingi ilu pealiskaudne asi, et ei ole tegelikult nii, et see on palju sügavam. Ja nüüd me elame vist niisugusel ajal ka, kus ma vaatan need asjad nagu inimesed otsivad, et on väga sellised nagu elame niisugusel ülemineku ajal ja siis see tasakaal siis nagu ka kõigub niiviisi väga palju ühest ja teisest suunas. Ja ma arvan ka, et eriti ka mehed on ju, et neil suhetes oleks nagu hea, nad peaksid väga hästi tundma oma kuud ja Veenust. Et kui nad ainult oma Marsi ja päikese pealt tegutsevad, et siis jääb midagi väga puudu. Olgu, selleks korraks siis nii. Tore, et kutsusid. Aitäh sulle.